Tšau! Juu! Sinu hetked ka tere. Ma tahtsin selle video intro filmida siis, kui ma näen mõni päev natukene rohkem parem välja, aga seda ei juhtunud. Lihtsalt praegu on selline periood, kus mul ei ole vaja ennast väga glow up. Et I'm not gonna do that. On nii nagu on. Igatahes. Sa hakkad kohe vaatama minu ja Benji vlogi. See on nagu siuke day in the life. Ma räägin siin natuke rohkem võib-olla nagu enda asjadest ka, mitte kõik ei ole ainult Benji asjad. Sest et kui ma juba filmisin, siis miks mitte. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et see on nagu day in the life sellest, kuidas ma olen haige esiteks. Ja teiseks ma ei käi veel koolis. See vlog ei sisalda seda, kuidas ma tööl käin või kuidas ma õpin või kuidas ma koolis käin. Nii et ta on siuke nagu nii-öelda minu jaoks vaba päev. Ma loodan täiega, et sulle meeldib see video. Kui sa tahaksid näha neid videoid, kuidas ma käin koolis või õpin või kuidas ma Benjiga selle kõrvalt tegelen, siis let me know and I will do that. Enjoy! Nii, me oleme kohe vatkama prügiauto. Päikene põõsna kõrgel tegelikult, aga mul on ma natuke haige ja ei saa taga hästi magada, siis me lähemegi natuke hiljem. Benji, vaatab mind? Jah, tübi poiss. Tubli. Ma ei tea, kui hästi meid kuulda on. Benji on taga. See on ka uus asi, mis me teeme, et see, et meil on siuke väike uurikene, kui meil on natuke pikemalt sõidud, siis parem siin, me tahame seal chillima olla. Me ei saa nii täna minna eriti, sellepärast, et me tahtsime meil vaja pärast minna IKEA-sse ja tuua ära oma laud. Ma mõtlesin, et teeme ühe sõiduga ära, kuna me oleme suht kaugel ja siis ühesõnaga IKEA avatakse alles kõik 10. Ma peaks tegema Instagramis polli, kuidas keegi nagu seda hääldab, et see on IKEA või IKEA. Toog. Tubli poiss, sa oled. Lama. Lama. Jah, tubli poiss. Tšau. No nii. Ma olen nii rätsat välja praegu. Igatahes. Sa oled väga kena välja. Aitäh. Muidu see on väga kena, väga videviku vibes, väga siuke... Mis teed? Vibaid. Kukkusid või? Ei, ma keerasin ennast ümber, et korralikult haigutada, aga siis ma kukkusin. Oh, sorry. Hunt. Jacob. Kui ilus ja kaunis. Oi, ma olen vee all. Ma olen väga vee all. Siin oli kirjas, et saab igal aastaajal kuivade jalgadega üle minna. I doubt. Mu jalad on lihtsalt soaked. Appige mõnus. Benji. Kuule. Chill. Te kukkus ette või? Me leidsime rähni. Ma ei tea, kas teda on näha. Vaat seal on rähn. Kui lullu. Kui kuulsime, mingi koputamine käis. No nii, õnnelik koer on tagasi auto juures. No nii, meie jalutuskäik on officially done. Meil oli vist 4-kildine rada, mis oli tegelikult natuke pikem ja me kõndisime seda mingi 1,5 tundi järjest. Mis on väga positiivne. Benji sai ennast välja ostatud, kuigi ma ei tea, mul oli siuke tunne, et ta ei olnud absoluutselt väsinud. Selle lõpuks ta oli järsalt mingi on crack, lihtsalt ta pani edasi. Ma olen kindel, et ta sõitis. Ta jooksis selle 4 kildiga järsalt mingi 10 kildi, ta lihtsalt pani hullu. Meie plan on nüüd IKEA või IKEA. Mingi kohvi kuskilt, võib-olla mingi croissant. Töömees. Nii, Männiku Circle K mingi siuke. Jah, näiteks. It's like always interlined every episode we record. Every episode. Yay! Me tegime rekordajaga Aleksatas käigu, sõime saiakest ja kohvi. Cheers! Sa pead kaneeli siis seal. Natuke panin jah. Kas on nagu halb või? Solk! Nii. 25 kilo. On see väike kastikene.
kõik 2 tundi korra käivutamas. Noh, mis ma teen sinuga? Igatahes, nüüd ma saan teha official introduction'i. Tšau, tere, ma tean, see blog on nagu mingi aastaid kestnud ja nüüd ma nagu päriselt saan rääkida. Igatahes tšau, mina olen Eliise. Benji. Ma tegin selliseid videoid muidu varem, kui Benji oli natuke noorem. Kuna ma sain nii palju head tagasisidet nendele, siis ma mõtlesin, et why not do some more? Kui sulle meeldivad sellised videod, siis palun anna mulle teada, see täiega innustab neid rohkem tegema. Kuule, mis sa teed? Mis tuusetad? Kui ma teen selliseid videoid ja need meeldivad kas või ühele inimesele, siis ma teen neid veel lihtsalt sellepärast, et see on minu jaoks tore. It's all cool. Me kolisime Tallinnasse. Benji hakkab siis suure osaga sellest aastast võib-olla siin olema. Et vahepeal ta on Saaremaal. Benji magab ilmselt, et tal on loor näos. Ja siis näitad ütubki. Ma räägin kordagi üldse, miks me nagu, mida me ostame, miks me ostame. Mina olen kooli, all that stuff ja mul on vaja tööd teha, nii et ma ostsin endale laua. Hashtag täiskasvanud inimese asjad. Suht imelik oli lauda osta. Nüüd on asja kokku panna. Ja siis selgus, et siin on vaja kruvikeerajat, mida meil ei ole. Nii et seal läks poodi seda otsima ja ma proovin midagi nende laudadega teha. Ma olen väga grateful, et meil on nii tore korteriomanik, kes lubas meil Benji siia võtta. Ma tean, et Benji on väga hästi käituv koer ja saaksin suurepäraselt hakkama, nii et lihtsalt mul on nii hea meel. See oli mu üks kõige suuremaid muresid, et kui me kolime, siis väga palju inimesed ei taha, et nende korterisse tulevad loomad. Me elame sellises rajoonis, kus meil on ümber hästi palju loodust. Et meil on hästi lihtne käia jalutamas igal pool. Seal on terviserada, rand, kohe põhimõtteliselt mingi paarkümmend meetrit eemal ma saan ta põhimõtteliselt lahti lasta, mida ma olen ka teinud nüüd paar päevad läbi sinna, siis me saame seal mängida. Ma küsisin millegi Instagramis ka Benji kohta küsimusi. Esiteks on küsitud palju, mis tõugud on. Ma olen seda küll maininud väga palju, ma arvan, aga ta on mini Austraalia lambakoer. Ta on natukene oma kasvust, ma arvan, nagu minist väljas, sest ta on ikkagi natuke suurem kui muidu. Aga minu arust on perfektset kasvu. Ta kaalub praegu mingi veits alla 20 kilo. Ma tahaks öelda 16 tegelikult, ma tahaks öelda 16 kilo. Ma ei ole teda praegu mingi nädalake, seal pole kaalunud. Ja väga paljud ütlevad mulle, et on päris nõus palju väiksem, kui nagu videote ja piltide pealt tundub. Mis teed viisid selleni, et just Benji võtsite? Me võtsime ta Poolast ja me võtsime ta sellepärast, et ausalt öeldes me lihtsalt teadsime, et tahame ausit. Meil oli mõte võtta emane koer ja me vaatasime Ukrainast ühte pesakonda. Aga seal on niimoodi, et sa saad koerad kätte alles siis, kui need on 7 kuused. Ja meil oli see kutsika periood väga tähtis. Me otsustasime, et me vaatame kuskilt mujalt. Ja siis tuli Benji. Ühes väga toredas Sheltide Kennelis oli ka mini-ausid. Siis me nägime teda, kirjutasime selle naisega. Me olime natuke segaduses ausalt öeldes, sest et see naine väga nagu ei saatnud meil hullult palju pilte, väga ei rääginud. Ma mõtlesin, kas mingi skämm. Benji on mingi väga kole, et ei taha talle meist pilti. Aga ausalt on lihtsalt nii hea koer. Mul on nii hea meel, et me leidsime. See naine, kes koeri kasvatas, tal oli mingi sõber, kes nagu sõitis nii Eestisse, et me läksime Benjile Pärnusse järgi. Siis ta tuli tanklas niimoodi, et see mees sõitis tanklasse, siis me saime Benji kätte ja see oli nii cute. Miks nii nunnu? Sama küsimus. Kas Benji on vahel krutskeid ka täis? Jaa, me kõnnime meil 2 tundi ja siis arvaks, et ta on nagu väss. Et tuleme koju ja siis ta hakkab just tullu pannud, võtab oma mingid mänguasjad kätte lihtsalt. Tuusaldab neid reaalselt, see on õige. Ta on krutskeid täis, aga ta on väga tubli ja ta on väga viisakas, mille üle mul on väga meel. Kas Benji on sinu või su vanemate koer? Ühesõnaga, ta tegelikult on siis, ma arvan, et ta on mu ema nimega. Me pidime eelmise koera magama panema detsembris ja siis, kui meil tuli jutt, et tahaks uut koera võtta, sest ausalt öeldes kodu ilma koerata on, kui sul on olnud nagu 13 aastat koer on nii imelik. See nagu sellega harju ära. Vanemad rääkisid, et võtame uue koera, ma olin nagu mingi okei. I will not get involved. Ma olin lihtsalt mingi, nad võivad oma uue koera. See on nende koer, mina ei tegele, nemad tegelevad, ma olen eraldi, sest ma teadsin, et ma kolin Tallinnasse, ma teadsin, et mul on nagu palju liikumisi kogu aeg. Ma olin nagu jah, ma ei hakka sellega tegemist tegema. Little did I know. See hetk, kui nad ütlesid, et me võtame aussi. Sest minu unistus, mitu aastat on ausit võtta olnud. Ma olin kuidagi endaga rahu teinud sellest, ma ei võta ausit, sest et mul on nagu kuidagi veits põhimõtteline asi olnud, et ma pigem nagu
kui ma ise oleksin võtnud, siis ma oleksin ikkagi adoptinud, et ma ei oleks ostnud, onju. Aga noh, oli nagu okei, see on nendel koer, ma ei ütle neile mida teha, selles mõttes, et nad otsustasid võtta. Me oleme nüüd lahutamatud. Sellest hetkest, kui ta tuli, ma magasin ta kõrval, ma tegelesin temaga, ma käin temaga iga päev jalutamas, tundide viisi tegelen temaga, õpetan talle asju ja see oli see mina siis, kes ütles, et I will not get involved. Ta on tehniliselt nime peal minu vanematel, aga ta on nagu meie kõigi koer. Ma ei tea, kas seda nagu huvitav vaadata, kui ma lastan mingi sorteeringrubist ja teen mingi Q&A või. See on, ma ei ole sükest stiilivideoid kui varem näinud. Kui see on väga häiriv, siis anna teada, sest et ma ei tea seda rohkem, aga tuttav on Sandra tulles tagasi ja ma update'in, kui mingi edasiminekuid on. Väike peepsu. Nii, meil edeneb priski hästi. Benji jah, ja nüüd ta on väike naabrivalve. Meistrimees oma tööd tegemas. Teine meistrimees. Okei, vaadake seda. Vaadake seda. Wow. Praegu on asjad igal pool põrandal, sest Benji vedas need laiali, aga wow, see näeb hea välja. Kõik, thanks to you. Nii, ränti aeg. Ma ütlen teile korraks meie arvutit. Meil on selline lahe vingarvuti, kus on klaas, et näha neid lahedaid asju, mis siin sees on. Eliise ütles, et need lahedad juhtmed seal on nii koledad, et me peame selle arvuti keerama tagurpidi, et näha täiesti mõtet musta seina, sest et see on palju ilusam. Kõik gamerid ühineme ja teeme lõppu. See on gamer nüüd või? Mis sa game'id mingi Minecrafti või? Mängu ja Mario Karti viib. Saan aru, et sulle ei sobi mu... Et mulle ei sobi absoluutselt. Don't mind the mess, kui midagi näed, sellepärast, et Benji otsustas, et ta tahab kõike seda ja kus ma andsin talle ühe asja, mitte närida. Ja siis pärast talle lihtsalt nõnda, et nagu ma viin neid tagasi, koristan ära, samal ajal ta võtab neid uuesti välja. Crazy dude. Et mul viskas üle. Ma kolin välja. Meil on siin ainult väikesed tassid. Ja ma vihkan väikestest tassidest tee, mis on lihtsalt nii häiriv. Ma panen sinna tee, siis saab lihtsalt otsa. Kus meil ei ole nagu teekannu, kus nagu, et ma saan juurde kallata, et meil lihtsalt see ei tööta. Kõigepealt mina lähen Rokka ja ostan meile suured tassid. Mul on haul sellest, kuidas me käisime eile Betsitis, siis me ostsime eile Benjile igasuguseid ägedaid asju. Nii et stay tuned for this. It's corn! Ühesõnaga, ühte asja oleks vaja, internetikaablit oleks vaja. Ma saadan sulle pildi. Rocca al Mare. Ma muidu väldin autoga sõitmist ja proovin ikka ühistranspordiga sõita. Aga kui ma olen haige, siis ma just väldin ühistranspordiga sõitmist. Ma mõtlen, et see oleks nagu ei ole nii tore, kui ma lähen sinna kõiki nakatama. Nii ootan, kuidas autoga sõita Tallinnas. Kohtume seal. Hoidke mulle pöialt, ma nädada, kus läheb. Uuesti ilus ilm. Juhu! Off to a great start. Nii, we made it. Kavas on, mida on vaja. Suured tassid, banaanid, sai, võib-olla internetikaabel. Vaatame, kus ma leian. Let's go! Nii, ma tean, et ma lubasin Betsiti hauli, mille ma ka filmisin, aga need videod kadusid. Nii et 100% üks väga cinemaatiline voice-overiga haul. Esiteks ostsime Benjile sellise pesa. Sellel oli suur allahindlus ja Benjile väga meeldis see, nii et see oli tõesti ostu väärt. Teiseks me ostsime sellise imeilusu kollase vihmajoope ja Benjile tavaliselt üldse ei meeldi asjad, mis selga käivad, seega me valisime võimalikult õhukese joope, kus pole käpaosi ja see on täitsa peaaegu talutav. Let me tell you. Mul see just mälu täis. Ma läksin mälukaartid ühendama ja mingi okei, ma vaatan, mis videod mul juba olemas on täna, sest mingi tahaks veits vaadata. Seal oli 2 videot ja ma olen täna mingi 5 korda oma mälukaartid ühendanud. Ma oleks lihtsalt läinud õue, pannud korteri ukse lukku, käinud nüüd välja ja mitte kunagi tagasi tulnud. Ma arvan, ma oleks kuskil metsas. Ma olin lihtsalt mingi asjanaga kõik oli hästi. Ma sain neid kuidagi tagasi, aga ma ei saa aru, miks need ära kustusid. Ma näitan ühte asja, mis me endale ka ostsime. Ma võtsin Tigerist üks Reigat minu kalendri ja ma olen väga kalendri inimene, et siuke suur kalender peab kodus olema. Siin on nii armsad siuksed
mustrid ja siuke väga minimalistlik, aga just mõtlesin, et on äge tegelikult date idea on see, et ostad endale kaaslasega sellise kalendri ja siis koos kaunistate ja panete siia mingid asjad kirja, mis on tähtsad kuupäevad, ilusad väikeste värviliste niiatsetega, you know. Mul tekkis kuidagi väga siuke sügise vibe täna, praegu on lihtsalt õues nii ilus ilm, et ma ei tea nagu miks just täna, aga see tekkis. Sellest rääkides, mine kuula mu sügise playlisti Spotify's, ma linkin selle alla. Ma näen vaeva, et oma playliste koostada ja see on täiendamisel, aga ühesõnaga ma näen vaeva, nii et mine kuula, see on head laulud. Aga ma mõtlen, võib-olla ma panen natukene sügise dekoratsioone üles, ma võtsin kodust kaasa enda eelmise aasta asjad veits. Nii et nagu, it's tempting. Kuidas on võimalik olla nii armas? Poiss, oi kui tubli poiss. Istu. Ja, lama. Hästi. Ringi. Ja, hästi. Tubli poiss. Oi kui tubli poiss. Oi kui hästi. Oi kui tubli. Anna. Lama. Ja, hästi tubli poiss. Okei, kell on nii palju, et vist mitte kuskil ei ole nagu väga head valgust enam, aga mina ja Benji tahtsime soovida lihtsalt head ööd. Ta on põhimõtteliselt terve päev maganud, nii et mul ei olnud väga midagi hullu rohkem näidata ega filmida. Päeval mängisime, nüüd käisime õhtusel ratuskäigul mingi niimoodi 20 minta, sest ma tahtsin, et ta saab, kuna ta oli terve päev maganud, siis ma kartsin seda, et ta lihtsalt nagu mingi hetk öösel ärkab üles ja on nagu energiline. Nii et ma preventisin seda, me käisime jalutamas, tegime harjutust või me praegu ka mängisime veel natukene ja nüüd me hakkame vaikselt magama minema. Anna teada, mida sulle meeldib näha, mida sa tahaksid näha, mis sellest oleks äge, sest et ma saan kõigest näidata lihtsalt. Let me know. Igatahes aitäh sulle, et sa vaatasid seda videot. Saan tal seal klõbistud taga. Ma olen väga väsinud. Davai, okei. Head ööd, tšau. Say bye.